Põhimõtteliselt Vana-Tallinna retsept on olnud alati sama, et kahtlemata on aja jooksul paranenud toorainete kvaliteet, sellepärast et nagu me teame, siis nõukogude ajal ei olnud mitte kerge kätte saada kõiksuguseid tooraineid ja kuigi siiski peab ütlema, et Vana-Tallinna puhul eriti mööndusi ei tehtud, aga nende toorainete kvaliteet on kindlasti aja jooksul paranenud. Tõenäoliselt me tuli ta välja kuskil kas aastal 1960 või 1959. Nii et täpne daatum on, seda on võimatu määrata. No vaevalt, et selliseid ainult keemilistele reaktsioonidele mõeldes oleks võimalik luua mingisugust täiuslikku maitsekompositsiooni, et pigem võib-olla oli see igatsus mingisuguste soojade maade ja soojade elamuste järele, eriti kindlasti sellisel elamustevaesel nõukogude ajal, et ühe toote loomine on kindlasti ikkagi loominguline protsess ja ainult sellisel juhul tuleb hea tulemus. Vana-Tallinna koorelikööri loomine võttis aega mitte nii kaua, kui võiks arvata, sellepärast et teatud eeskuju oli juba olemas, kuna sel ajal soovitati tarvitada Vana-Tallinna koos koorega. Ja probleem pigem oli selles, et kuidas sellist jooki pudelisse saada. Meil ei olnud lihtsalt piisavalt stabiilset koort, mida saaks siis pikaajaliselt kokku segades ka niimoodi sellisel kujul säilitada. Vana-Tallinna liköörile anname me garantii ajaks 3 aastat avamata pudelis. Kui rääkida Vana-Tallinnast, siis tänapäeval juuakse seda hästi palju erinevates kokteilides. Väga populaarseks on saanud tarbida Vana-Tallinnalt jääkülma šotina, ehk hoida seda pudelit enne sügavkülmas või tavalises külmas ja siis valada šotiklaasi ja puhtalt nende tarbida. Ta on selline peojook või siis näiteks sellistes suusakuurortides. Ja samuti ei ole kuskile kadunud tema tarbimine kuuma joogi kõrvale, kohv, tee, kakao. Ja siis, mis on viimastel aastatel muutunud selliseks legendiks, on Eesti mojito ehk legendaarne Kuubast pärit jook mojito, mida teeme Vana-Tallinnaga rummi asemel, kuna Vana-Tallinna põhikomponent ongi rumm. Ta on selline hästi põnev ja hea maitse toob. Vana-Tallinnal läheb väga hästi. Seda Eestis on jäänud oma sellisesse legendi staatusesse, et teda tuntakse, teatakse väga hästi. Ta on endiselt number 1 kingitus, mida iga eestlane viib kingituseks välismaale või ärikohtumisele kingituseks ja nii edasi. Et ta on suhteliselt nii unikaalne toode oma sisult ja välimuselt ja nime poolest, ehk ta nimi on Vana-Tallinn, sa viid kingituse Eestist, sa viid kingituse pealinnast, mille nimi on otseselt kohe samale pudelile märgitud. No, eelmine aasta tulime välja Vana-Tallinna kõige eksklusiivsema väljaandega Vana-Tallinn Heritage, mis on klassikaline Vana-Tallinn, kuhu on lisatud kerget tammenüanssi. See oli nüüd viimane kõige suurem tooteuudis ja veel ei paljastaks kõiki saladusi, aga meie liköörimeistrid ei puhka ja kindlasti on oodata uuendusi ja täiendusi peagi.